Populism on sõna, millel on palju erinevaid tähendusi. Sellest tähenduse paljususest tuleb ka omajagu segadust selle sõna kasutamisel. Üldiselt on sõnal populism negatiivne tähendus. Seetõttu kasutavad poliitikud seda oma oponentide sildistamiseks. Öelda, et keegi on populist, tähendab sageli lihtsalt soovi kedagi halba valgusesse panna. Poliitikateaduses tähendab aga sõna populism teatud hoiakute komplekti. Sellel on 3 osa. Esiteks tähendab see väga kriitilist suhtumist riigi peamistesse erakondadesse ja poliitikutesse. Populistide arvates on see, kuidas riigis poliitikat üldiselt tehakse, halb ja korrumpeerunud. Teiseks tähendab populism pigem positiivset suhtumist lihtrahva poliitilisse osalusse. Populistid on seisukohal, et rahvast peaks poliitikasse rohkem kaasama. Tähtsamad poliitilised otsused peaks tegema rahvas tervikuna, mitte poliitikud. Kes on aga see rahvas? Sageli peetakse siin silmas ühte rahvust, keda liidab selle riigi keel ja kultuur. Kolmandaks, populismi omaduseks on arusaam poliitikast kui võitlusest hea ja kurja vahel. Poliitikasse suhtutakse väga emotsionaalselt ja väga selgelt on paigas, kes ja mis on hea ja kes ja mis on halb. Sellest tulenevalt on populism sageli ka väga konfliktne ja provotseeriv nähtus. Kõik need 3 elementi peavad olema olemas, et mõnda erakonda või poliitikut võiks populistlikuks nimetada. Ei ole üksmeelt selle üle, mis on populismi tekkepõhjused ja mis on selle mõjud. Kuid enam-vähem kindlad võime olla selles, et ta peegeldab üleüldist rahulolematust esindusdemokraatia toimimisega. Ning samuti ka selles, et populismiga kaasneb märgatavalt terav vastasseis ühiskonnas.